Kui valvesüsteemis on rike, annab sellest märku sõrmistik. Veateade kuvatakse kas sõrmistiku ekraanil või ekraani puudumise korral erinevate sümbolite ja numbrite abil. Selles juhendis annamegi ülevaate, kuidas saadud info põhjal tuvastada, mis rikkega on tegu ja mida enam levinud veateadete puhul ise saad ette võtta. Valvesüsteemide erinevad versioonid võivad olla väliselt küll väga sarnased, kuid siiski on igalühel neist just vaid sellele valvesüsteemile omale tunnus. Selle tunnuse abil on võimalik täpsemalt kindlaks määrata valvesüsteemi mudel ja selle abil jõuame ka õige juhendini rikete tuvastamisel. Kui valvesüsteemis on rike, annab sellest märku umbes 5 sekundi tagant kostuv helisignaal ja nupp TBL on punane. Vajutame TBL, et vaigistada helisignaal. LED-sõrmistikul kuvatakse rikkekood vastava indikaatori süttimise kaudu. Sõrmistikul K10H B kasutatakse ka indikaatorit sleep. LCD sõrmistikul kuvatakse veakirjeldus inglise, eesti, venekeelse tekstina. Järgnevalt räägime sagedamini esinevatest rikketeadetest lähemalt. Kui sõrmistik kuvab veateadet number 2, tuleb vajutada number 2 numbri nupule vea täpsemaks tuvastamiseks. Kui süttib number 1, on tegemist keskseadme aku rikkega. Aku tühi või puudub. On tühjaks saanud valvesüsteemi aku. Selle põhjuseks võib olla kas hetkel toimuv või äsja lõppenud voolukatkestus, mille tagajärjel on ka aku tühjaks saanud. Juhul kui vool on olemas ja pole olnud ka pikka voolukatkestust, siis on alust arvata, et valvesüsteemi aku on vananenud ja tuleb välja vahetada. Vastasel juhul ka lühikese voolukatkestuse korral muutub objekt koheselt mitte valvatavaks, kuna aku ei suuda anda toidet valvesüsteemile. Kui sõrmistik kuvab veateadet number 2, tuleb vajutada number 2 numbri nupule vea täpsemaks tuvastamiseks. Kui süttib number 2, tähendab see seda, et võrgutoide on kadunud. Süsteem töötab tagavara aku abil. Juhul kui tegu ei ole plaanilise voolukatkestusega, siis tuleks kontrollida, kas majas on vool olemas ja kontrollida üle elektrikilp, veendumaks, et kõik kaitsmed on sees. Juhul kui kaitsmed on sees, võib olla põhjuseks valvesüsteemis läbi põlenud sulakaitse. Kui olete veendunud, et tegu ei ole üldise voolukatkestusega objektil, siis helistage täpsemate juhiste saamiseks G4S-i 6511 911. Kui põleb nupp TBL, tuleb vajutada TBL nupule ja tuvastada rike. Kui süttib number 8, tähendab see seda, et valvesüsteemis on kustunud kellaaeg. Selline rike saab tekkida valvesüsteemis, kui on pikem voolukatkestus ja ka valvesüsteemi aku on tühjaks saanud. Sellisel juhul valvesüsteem lülitub välja ja kustub süsteemne kellaaeg. Vajutades TBL, indikaator 8 hakkab põlema. Kella korrigeerimiseks vajutage klahvile number 8. Sisestage tunnid ja minutid kahekohalistena. Kui kell on 12.30, siis sisestage 12.30 ja 24 tunni formaadi valimiseks vajutage number 1. Sisestage aasta 4-kohalisena. Seejärel kuu ja lõpuks päev 2-kohalistena. Väljumiseks vajutage clear. Kui ekraanil kuvatakse häireinfot või põleb sõrmistikul MEM kirjaga nupp, on tegu tsooni puudutava häirega. Saate tsooni, millest häire tuli, teada, kui vajutate nupule kirjaga MEM. Vastava tsooni info ilmub kas LCD ekraanile või tsooni indikaator näitab, millises tsoonis oli häire. Tsoonid, milles häire toimus, hoitakse mälus kuni järgmise valvestamiseni. Kuid kõikide häiret andnud tsoonide numbrid salvestatakse automaatselt ka valvesüsteemi mälusse. LCD sõrmistikul on võimalik seda logi sirvida vajutades nuppudele MEM ja seejärel BYP kirjaga nupule. Kui olete valvesüsteemi vea tuvastanud või lõpetanud häire mälu vaatamise, vajutage lõpetamiseks clear kirjaga nupule. Kui oled vea tuvastanud ja soovid abi tehnikut selle rikke lahendamisel või soovid abi vea tuvastamisel, siis võta ühendust G4S-iga telefonil 6511 911. Tuletame meelde, et ainult hooldatud ja töökorras valvesüsteem tagab selle, et reaalse ohu korral valvesüsteem rakendub ja signaal jõuab õigeaegselt G4S-i juhtimiskeskusesse.
Seepärast ei tasugi ühtegi rikketeadet kunagi tähelepanuta jätta.